Tahan jagada sinuga paari mõtet Human Design värav 60 kohta. Värav 60 on päris kindlasti üks nendest energiatest, mille osas mina ei ole üldse ükskõikne. Mul endal on värav 3 ripakil ja värav 60 ja selline surve areneda, surve muuta, luua struktuuri, surve liikuda edasi, luua midagi uut. Kõik uus on sündinud millestki vanast. Ja selleks, et midagi saaks sündida, siis sellel on vaja vormi, struktuuri. Et need samad raamid, struktuurid, harjumused, kas see kannab ja toetab meid, kas see annab selle turvalise vajaliku üsa, kus saab uus elu kasvada, areneda, või on tegemist piirangute või siis need samad raamid ja struktuurid ahistavad ja lämmatavad ja tapavad meid. Ja minu meelest värav 60 sellisest arhetüüpsest tarkusest on hästi hea rääkida just sellise võib-olla lapse sünni näitel, et üsa hoiab ja kaitseb beebit ja üsa kasvab koos lapsega ja siis, kui üsas saab ruum otsa, siis on lapsel aeg sündida, liikuda edasi, liikuda välismaailma. Et samamoodi, sama puudutab tegelikult ka meie loomingut, kõike uut meie elus, et kõik uus saab alguse vanast ja vana teatud mõttes toidab ja hoiab uut. See on see, kuidas loomulikult asjad sünnivad ja arenevad ja kuidas meie ka tegelikult kasvame arenema. Et me vajame oma vanu struktuure ja vanade struktuuride all värav 60 võtmes ma ikkagi pean silmas kõige enam selliseid mõttemustreid, uskumusi, ehk siis lugusid, mida me endale räägime. Et kõik mõttemustrid ja uskumused, mis täna osutuvad meie jaoks piiravaks, kõik täna piiravad mõttemustrid ja uskumused, jällegi lood, mida me endale räägime, on kunagi meid teeninud, on kunagi hoidnud ja kaitsnud meid. Ja mida ebaturvalisem on olnud keskkond meie kujunemise aastatel, seda rohkem me oleme seda vajanud. Ehk siis kõigel vanal on kunagi olnud oma koht. Ja värav 60 selline sügavam tarkus on see, et mitte miski ei ole loodud kestma igavesti, ammugi mitte muutumatul kujul. Ja me näeme hästi tugevalt maailmas neid jäikasid struktuure, mis üritavad säilitada seda, et olgu kõik algupärane, igavesti sama. Aga kõik, mis ei arene, hakkab hääbuma. See on elu eesmärk on evolutsioon ja kõik, mis ei ole võimeline kohanema, arenema, see hääbub. Kõik uus sünnib vanast, kõik suured asjad on kunagi olnud väikesed. Ja siis, kui sul on ka mingisugune idee või mingisugune uus algatus või uus suhe, ta vajab alguses seda hoitust ja toetust, on ju. Et idee ilma vormi ja ilma struktuurita on lihtsalt idee. Idee ei saa realiseeruda, kui sa ei loo talle seda struktuuri ja raami ja see on see, kus nüüd värav 60 teebki oma maagiat. Et ühest küljest värav 60 lõpetabki Chingis aastaringi ja siit sünnib värav 41 on ju uus unistus, et mis on see uus unistus, mida sa hakkad looma sellest, mis sul on. Et mulle endale on, ma ütlen taaskord, ma ei ole üldse ükskõikne, mul on endal 3, et seal, kus sa oled ja sellega, mis sul on, mida sa lood, mida sa teed, mida sa jätad, mida võtad, et millised struktuurid kannavad ja äkki sa oled hoopis selle sihukese nagu kaootilise varju poole peal, et võimalik, et su elu vajab rohkem struktuuri ja võimalik, et sul on jälle liiga jäigad struktuurid, tavaliselt mida ebaturvalisem on keskkond, mida ebaturvalisem või kaootilisem elu meie ümber on, seda jäigemaid sisemisi struktuure me looma hakkame, mida turvalisem ja sihukesem nagu segavate faktorite vabam keskkond on, seda lihtsam on seal luua. Võib-olla füüsiline ruum on kõige parem näide, et minimalistlikus korrastatud ruumis on lihtsam hoida fookust ja olla loovam, on ju. Et see selline uuenemine ja lood, et me piirame ikkagi ennast kõige rohkem oma enda lugudega ja me ise nii-öelda nagu loome need raamid, mis on meie jaoks võimalik ja mis ei ole võimalik ja elu ei saa meile anda rohkem, kui me oleme valmis vastu võtma. Üks teine hea näide värav 60-st, või teine jälle selline hea kujund, mida kasutada värav 60-st rääkimisel on jõgi ja jõekaldad. Et värav 3 selline looming või selline idealistlik idee on see vesi seal kallaste vahel ja kaldad on olulised. Jõge ei oleks ilma kallasteta.
ja kui kaldad on hästi tehislikud, siis jõgi ei saa kasvada, ei saa areneda. Ja värav 60 on muide hästi tugevalt seotud ka rahaga ja rahavooluga. Ja noh, ei midagi juhuslikku, aga inglise keeles bank, riverbank on jõekallas ja bank on ka pank, mis loob ja juhib ja kontrollib rahavoolu. Ei midagi juhuslikku. Aga et kui palju, millised struktuurid oled sina ka loonud raha voolamiseks, kas nende struktuuride keskel, mis sul on, saab raha vabalt voolata või on sul nagu väga kitsas rahaoja, kust viivad teised ojad, arved kohe kogu raha ära. Et see on ka siin täiega teema, et piiravad uskumused rahaga seoses on meil täna kõige jäigemad struktuurid nii sisemiselt kui väliselt. Meil on kõige rohkem seal regulatsioone, seadusi ja meil paradoksaalselt on ka sisemaailmas selle osas kõige rohkem piiravaid uskumusi. Et need on hästi hea üle vaadata. Et kas struktuurid sinu elus kannavad ja aitavad sind edasi või pigem piiravad ja ahistavad sind. Ja värav 60 loob surve astuda välja mugavustsoonist, ületada ennast, muuta midagi. Ja see paindlikkus, kohanemisvõime on siin hästi olulised. Jõgi ja kaldad teevad koostööd. Samamoodi nagu üsa kasvab koos lapsega, on oluline, et kui ka sina arened ja kasvad, et ka struktuurid sinu ümber muutuksid, kohaneksid, on aeg avarduda. Midagi on aeg muuta, midagi on aeg avardada ja võib-olla kusagil mujal on jälle aeg mingisugune raam ja piiri luua, on ju. Et kohati on ka tammidel oma aeg ja oma koht. Ehk siis värav 60, ma väga loodan, et sa kasutad seda aega hästi targalt ja et see on sinu jaoks hästi selline äge produktiivne aeg, arvesta sellega, et see võib olla sinu jaoks ka see aeg, kus on mõistlik eemalduda, astuda korra kõrvale. Et küllap sa tead ise ka, et sellise astun kõrvale, lähen rändan, käin mingis muus keskkonnas, viibin võib-olla mingis teises kultuuriruumis, tulen tagasi ja ma näen asju teise nurga alt. Et samamoodi praegu on ka hea aeg astuda korra kõrvale, et siis näha asju uue nurga alt. Ja päriselt täiega soovitan sul üle vaadata need lood, mida sa räägid endale ja hästi kuidagi objektiivselt öelda aitäh sellele, mis on sul küll toonud tänasesse, aga mis piirab sinu ande potentsiaali väljendumist ja millest on aeg lahti lasta, et sa saaksid vabamalt iseendana luua. Ja siis värav 41, et siis head uut aastat üsna peagi, oleneb nüüd, millal sa seda videot vaatad, kuuled ja siis tea, et veel 2 nädalat on sellist mutatiivset survet ja siis me liigume juba initsiatsiooni veerandisse ja hakkab uus tsükkel. Ehk siis ägedat uue tsükli algust ja kerget minna laskmist ägedaid muutuseid.